toredasse valgusküllasesse mõnusasse ruumi. Ja kui te ringi vaatate, siis te näete enda ümber erinevaid vanu esemeid, aga laua peal on arvelaud ja seal 2 telefoni vahel. See on, kas keegi teab, mis? See on arvutusmasin Felix. Ja kui me nüüd läheme ajas tagasi ja mõtleme, see inimene, kes ühes asutuses töötas numbritega, kuidas me teda nimetasime? No kuidas me tänapäeval ütleme? See inimene on raamatupidaja, väga õige. Omal ajal me kutsusime sellist inimest arveametnikuks. Nii et see siin on siis arveametniku kabinet. Enne me teiega juba direktori kabinetis käisime, et nüüd siis arveametniku kabinet. Ja kõige tähtsam ese, võiks öelda, selles kabinetis on siin, seisab siin minu kõrval selline pruun kapp. Kas keegi teab, mis kapp see on? Kuidas me seda nimetame? Rahakapp, õige, see on seif ehk rahakapp. No kui me uurime seda rahakappi natukene lähemalt, mitut võtit on vaja, et seda rahakappi avada? 4 võtit, õige. Ja mis te arvate, kas need 4 võtit on ühe mehe taskus? Mitut meest on vaja, et rahakappi lahti teha? Tegelikult tuleb kokku 3 meest. Kõigil on taskus võti, 1 võti on ühine ja on kindel järjekord, kuidas neid lukkusid avada tuleb selleks, et kapp avaneks. Ja mida seal kapis hoitakse? Mis seal seifis on? Raha, no väga õige, raha küll, aga raha võib-olla isegi mitte väga suurtes summades ja mitte väga tihti. No näiteks kui arveametnik pidi palgad välja maksma. Ta läks tõi pangast raha, pani ööseks seifi, järgmisel päeval maksis palgad välja. Ja võib-olla seal mingeid väikseid rahasummasid hoiti ka. Aga mida seal veel hoiti? Saladusi, õige. Aga mis need saladused olid? Me oleme piimandusmuuseumis. Piima, vot nüüd tuli see vastus ära. Kõik grupid ütlevad, et siin hoitakse piima. No mida te teete, kui käite poes, ostate piima, lähete koju, panete riidekappi veel? Kas see on külmkapp? Ei ole, ei hoitud piima. Õige, retsept. Kas retsept võib olla saladus? Ja lisaks retseptidele ka dokumente. Kui tänapäeval pilves hoiame, siis vanasti hoiti tähtsaid dokumente raudkapis. Ma räägin teile lõpetuseks ühe legendi. Ja nimelt see legend räägib Inglise kuningas Charles esimesest. Ja temal oli prantslasest peakokk, kes oskas teha väga imelist magustoitu. Seda kutsuti graatsiline kulbitäis. Iga kord siis, kui Charles esimene banketi korraldas,